aastal 2019 kõige suurem õnnestumine, mis mul isiklikus plaanis oli see, et ma sain valmis täispika nukufilmi, Vanamäe film. Ja seda filmi me tegime 2 aastat ja siis 2019 septembris jõudis see kinodesse. Film oli purgis natukene varem, aga siis me veel lihvisime seda ja salestasime sellele häält ja monteerisime seda ja siis nii-öelda nagu promosime seda filmi. Ja nüüd see on valmis ja see on päris suur asi. Teine suur õnnestumine, mis mul 2019 oli see, et ma olen ikka veel elus, et ma ei ole ära surnud. Et see oli väga pingeline protsess ja tervis vahepeal nagu ütles nii üles, et oleksin peaaegu ära surnud, aga ma ei surnud ära. Lubage tutvustada sama Šarnina Alksil Muda. Vot nüüd lähete õiget show. Ja hommikune lüps võibki alata. Oi, kui kaunis on seda vaadata. Siin maal hakkab kindlasti tore olema. Titad, maal teete nii, nagu mina ütlen. Siin pole sittagi järele. Vanaisa ikka täiega retsib seda lehma. Ära karda, kõik on hästi. Vanaisa, sa ju lehmast tegelikult ei hooli. Sa ka ei tahaks kinni olla laudas kogu aeg. Mis laud see on, mis lehmagi kinni ei hoia? Mina tean, kui ohtlik võib olla üks lips. Mida pundi? Kus lehm on? Su lehm on jooksus, su lehm on lüpsmata. Üle ööpäeva lüpsmata udar lendab õhku. Selline hooletus lõpeb hirmsa katastroofiga. Lehmäjaht alaku. Sul on mingid teised selles, me käime mööda sama teed. Seda ütles mulle Mina võtan sellel lehmal pea maha. Vaata, sipelgast udara peale põles ära. Uskumatu. Natuke õudega. Mulle meeldib täita klaasid ja siis üles tõsta käed. Sest mul tundub, et ma iial enam nooremaks ei jää. Mulle meeldib. Mulle tõesti meeldib. See on minu lehm. Siit pugistab paar tükki veel. Eesti kino hetkeseis on minu meelest väga hea. Minu meelest Eesti kino ei ole nagu nii hea, kui ta oli siis, kui tuli välja Viimne reliikvia, mis on minu meelest kõige parem film, mis on kunagi Eesti ajaloos tehtud. Aga sellele vaatamata, ma ikkagi tooksin ära, et minu meelest nagu Eestis võidakse mõelda selle peale, et kas teha Viimne reliikvia 2 või kuidagi tuua nagu see siuke vana, siuke mõisa romantika kuidagi nagu tagasi kinodesse, et inimesed väga tunnevad puudust sellest ja ma arvan, et see tooks kindlasti inimesed kinno. Et kui me vaatame kas või seda Tõde ja õigust, mis oli väga populaarne, on ju, et see ei ole päris nagu Viimne reliikvia, aga ta mängib nendel samadel keeltel, nagu Viimne reliikvia mängis. Et näiteks Tõde ja õigus oleks võinud olla äkki rohkem laule, nagu Viimses reliikvias oli. Et siis ta võib-olla oleks olnud rohkem midagi sellist, aga jah, et ühesõnaga on päris hästi minu meelest Eesti filmiga. Tõde ja õigus oli väga hea film, väga paljud inimesed läksid seda vaatama. Ja veel oli häid filme see aasta, aga ühtegi Viimset reliikviat kahjuks ei olnud. Et tulevikuplaanid hetkel meil ongi sellised, et me arendame siis nagu Viimse reliikvia 2, et me oleme mõelnud selle peale, et äkki oleks nagu aeg sellele filmile tulla välja nagu järjelooga. Või teine variant on see, et me teeksime nii-öelda nagu soft rebooti, et me nagu teeksime selle filmi nagu uuesti. Nagu arvestades seda, et Eesti filmitegijatel hetkel on hästi tugev see Tõe ja õiguse produktsiooni kogemus on ju hõlmal, need majad on seal püsti, et miks mitte seda samu kohti uuesti ära kasutada. Et me peame lihtsalt ajas natukene tagasi minema, paarsada aastat ajas tagasi
inimestele mõõgad kätte, laulud, et jah, et see on see, mida ma nagu mille ma üritan nagu maast lahti saada, et ma loodan, et me ka teised nagu Eesti tuntud režissöörid, produtsendid tulevad selle ideega kaasa. Et jah, ja loodan, et Eesti Filmi Instituut toetab. Teeme ühe asja kohe selgeks. Maal teete nii nagu mina ütlen. Mida iganes, anna meile terot tagasi nüüd, me tahame mängida. Tahab mängida. Äkki Putsa tahab mängida. Vanaisa, mida sa tegid? Kas sa oled hulluks läinud või? Mida me siin terve suvi ilma teod, Tee mängud jäävad lauda ukse taha, siis edasi hakkab elu. Viimaelu! Vot nüüd teete õiget show. Piima! Anna siia!